Alustame seriaali käesolevat osa ühe olulise tõdemusega. Looduse ja kultuuriväärtust omavate metsade kaitsel oleme olnud täiesti õigel teel. Seda tõdemust kinnitab 10. juunil Postimehes ilmunud artikkel, milles selgub, et Euroopa Komisjon nõuab metsade hävitamise lõpetamist Eestis. Euroopa Komisjon algatas rikkumismenetluse Eesti riigi suhtes, kes on lubanud Natura 2000 aladel tuhandeid hektareid kaitsealust metsa hävitada. Terve nahaga pole pääsenud isegi Lahemaa rahvuspark, kus on metsa maha võetud nii, nagu seda kindlasti poleks tohtinud teha. See on kuklaste pesa, see on kaitsealune liik. Neid pesasid siin lageraie raiesniku peal on üle 10. Osad on juba harvesterite poolt puru sõidetud või voorpartneri väljavedaja poolt. Mis siis veel? Tegemist on 0,5 hektari suuruse alaga, kus on üle 10 kuklase pesa. Ja teate, mis veel kõige huvitavam selle asja juures on see, et kui raie oli tehtud, siis kutsuti siia Keskkonnainspektsioon tegema kindlaks, kas on rikutud seadust. Keskkonnainspektsioon kinnitas, kõik on seadust. Isegi see, et Lahemaa rahvuspargi kaitse eeskiri näeb ette, et külmunud pinnasega võib metsa välja vedada, aga antud raie toimus suvel. Soojal ajaperioodil maapind oli pehme, maapind on veel mitmes kohast näha, kus on kahjustused. Kullastik sai kahjustada. Rikuti Lahemaa rahvuspargi kaitse eeskirja, kuklaste pesad lõigati lagedaks ja Keskkonnainspektsiooni inspektor leiab, et see on kõik seadus. Lahemaa rahvuspark on Eesti esimene rahvuspark ja tuleb välja, et siin on lubatud ka lageraied, turberaied, sanitaarraied ja kohalikud ei tea asjast midagi. Teie kui kohalik olete tulnud siia Marjule, näha on, et saagikus on päris hea ja kuidas teie suhtuste sellesse nõndanimetatud raiesse, mis teid hakkab siin, teie kogu kodukeskkonda nüüd kahjustama? Kuulen teie käest sellest esimest korda ja olen täiesti löödud. Käin siin metsas tihti marjul ja seenel ja teen ka metsajooksu. Selle metsa kaudu, metsatee kaudu on ainus ligipääs minu majale. Ja kui siin tuleb lageraie, siis hävib kogu marja mets jooksurada ja samuti vähemalt mõneks ajaks ilmselt küntakse üles ka tee, mis minu koju viib. Kuulsite otse, inimesel on mure, rahvuspargis ei saa ka elada rahulikult. Ma saan aru, et majandusmetsades toimuvad lageraied, aga kas rahvuspargis on eetiline teha lageraieid? Mis te arvate? Ei. 1. juunil möödus 50 aastat Lahemaa rahvuspargi, Eesti esimese rahvuspargi asutamisest. See oli suurepärane tegu, mida tasub ikka ja jälle meenutada. Eriti nüüd ja lähitulevikus, mil piltlikult öeldes maapealse põrgu poole liigume. Seriaali käesolevas osas uurime, millega on sillutatud põrgutee, millel inimkond praegu astub. Eriti huvitab meid aga see, mida peaks Eesti õppima kõigest sellest, mis täna maakeral toimub. Aasta pärast Lahemaa rahvuspargi moodustamist toimus maailmas veel üks tähelepanuväärne sündmus. 1972 ilmus mõttekoja Rooma klubi esimene tulevikku vaatav raport Kasvupiiril. Raportis on kirjas tulevikustsenaariumid kuni käesoleva ajani. Seejuures on kummaline, et maailmas erakordselt suurt tähelepanu pälvinud raamatut
pole ligemale poole sajandi jooksul eesti keelde tõlgitud. Õnneks on see tõdemus õige vaid osaliselt. See on muidugi nukker või kurvastav või annab mingisuguse hinnangu meie sellisele sisemisele kultuursuse laiemas mõttes, aga päris nii see ei ole, et seda ei ole tõlgitud. On üks entusiast Tõraveres Andres Kuus, kes selle ära tõlkis, aga kust leida see raha, millega teda välja anda ja veel ütleme need summad ka, mis ta ise on kulutanud seal kõikvõimalike konsultatsioonide ja toimetamiste peale. See tegelikult on see olemas, aga jah, see sai tal valmis äsja mõni kuu tagasi ja me siin oma Rooma klubiga ka oleme siin-seal püüdnud seda teemat tõsta, aga seni eks ole tulutult, sest rahaline külg ei ole Rooma klubidel üldse mingisugune väga selline tugev külg. Loodame, et leidub mõni kirjastus, kes selle suurepärase teose lähitulevikus avaldada võtab. Eeskätt seetõttu, et meid ümbritsev maailm kinnitab veenvalt. Rooma klubi prognoosid on osutunud üllatavalt täpseteks. Siin on selle illustratsiooniks on see väga klassikaline graafik. Siin ongi selle Rooma klubi prognoos. Ja näete, aastal 1972 on see 1972 on umbes see koht sellel graafikul, aga siin, kus kõik protsessid oma iseloomu järsult muudavad, see on umbes aastal 2020. Ja see on väga hämmastav, sest juba selle prognoosi koostamisel kurtsid nad ise, et neil on mudel, mille põhjal nad seda prognoosi teevad ja mudel oleks vaja ajada palju keerulisemas, aga aastal 1972 oli arvutustehnika selline, et ei olnud võimalik keerukamat mudelit teha. Ilmselt siis oleks see prognoos veel tükk maad täpsem olnud, sest kõik asjad ei ole täppi läinud, aga põhilised asjad on täppi läinud hästi. Oleme seriaali eelmistes osades jõudnud tõdemuseni, et suurte lageraiete tegemine ja raskete metsamasinate liikumine toob paratamatult kaasa elurikkuse massimõrva. Aeg-ajalt tundub, et meie metsanduse juhid ei taju seda, mis meie planeedil juba mõnda aega toimub. Käimas on otsustav lahing elurikkuse kaitsjate ja elurikkuse hävitajate vahel. Seejuures on üheks peamiseks lahinguväljaks mets. Viimastel aastatel toimub näiteks Brasiilias Amazonase vihmametsade eriti jõhker laastamine. Igas minutis kahaneb maakera kopsude pindala 2-3 jalgpalliväljaku suuruse alavõrra. Brasiilia presidendile ja teistele sealsetele otsustajatele ei lähe korda, et Amazonase vihmametsad toodavad ligemale 20% maakera atmosfääris ringevast hapnikust. Põlismetsade hävitamisega kaasneb veel üks suur oht. Sellises pika aja jooksul tekkinud looduspoosluses, nagu näiteks Amazonase ürgmets, toimetab teadlaste hinnangul ka väga suur hulk mitmesuguseid viirusi. Inimesi ei ohusta need viirused seni, kuni ei tungita saagide ja metsamasinatega ürgmetsa. Elurikkuse massimõrva korraldamise käigus võivad seal toimetavad viirused kanduda üle ka inimestele. Teadlased prognoosivad, et kui näiteks Amazonase ürgmetsa laastamine jätkub endise hooga, võib inimkonda tabada uute viiruste laine. Amazonase ürgmetsast pärit viiruste laine. Põhimõtteliselt sama võib juhtuda ka Eestis. Põlismetsi maha saagides, seal elavaid loomi ja linde tappes, võivad liikvele pääseda haigustekitajad, millest meil hetkel aimugi pole. Elurikkuse massimõrv ei ole sugugi nii ohutu, nagu metsatöösturid seda näidata püüavad. Eriti kummaline
oli kuulata metsalangetajate hädakisa siis, kui Keskkonnaamet hakkas kevadise raierahu ajal peatama raietöid seal, kus lindude pesitsemine reaalset ohtu oli sattunud. Keskkonnaametit süüdistati eeskätt selles, et raietööd tuli peatada päevapealt, ilma pikema etteteatamiseta. Metsatöösturid peaksid aga teadma, et kevadine raierahu kehtib Eestis juba pikemat aega. Vastavalt sellele oleks tulnud ka oma töid planeerida. Nüüd aga jääb niisugune mulje, et kevadisest raierahust lindude pesitsemise ajal kuuldi esimest korda. Aga võib-olla mõnedel metsatöösturitel pole aimugi, et metsas ka linnud elavad. Enamus Eesti metsaomanikke põlastab seda, et lindude pesitsus rahu ajal võetakse maha pesapuid. See on räigelt vale käitumine metsas ja see ei kuulu traditsioonilise Eesti metsanduse juurde. Seda õigust lindude tapmiseks nõuavad endale üks väike häälekas vähemus. Nad on oma ahnusest saanud rikkaks, neil on raha ja neil on mõjujõudu saata keskkonnaministrile, kontrollin üle, see sõna oli ettekirjutust. Eesti Roomaklubi liikmed muidugi teavad, et lisaks palgipuudele leidub metsas veel midagi. Seal toimetab tohutu hulk elusolendeid, kellest võib-olla kõige häälekamad ongi linnud. Septembris 2020 korraldas Eesti Roomaklubi metsasümpoosioni, mille päevakorraga on võimalik tutvuda Eesti Roomaklubi koduleheküljel. Ta oli just selle 2 epideemia laine vahel, saime turgata sinna vist septembris. Ja see on meil kodulehel olemas, see avaldus ja osa meeste tekstid ka veel, kes andsid. Aga jah, nagu ma ütlesin, et me ei julgenud ette võtta seda metsapoliitika problemaatikat siin Eestis kogu laiuses. Me võtsime ainult selle osa, mis Euroopa rohelises leppes, et selle problemaatika ainult. Ja me arutasime siis seda Euroopa Liidu rohepoliitika metsa strateegiat, mida kavandatakse, aga seal oli põhisuund ikkagi see süsinikubilanss ja mitte ainult metsas ja metsamuldades ka selle juures. Ja seal ütleme selles plaanis Eestil ei ole endale väga midagi ette heita, aga ütleme see hingelisem plaan, seal kindlasti on vaja mingit targemat otsust teha, sest me jõudsime ka nende samade asjatundjate ja ka metsatöösturid tulid meiega seda asja arutama. Nad kõik on selles ühes meelel, et kindlasti peab olema elurikkuse säilitamine, peab olema kultuuriline väärtus eespool seda metsamajanduslikku väärtust. Te kuulsite õigesti. Eesti Roomaklubi metsasümpoosianil jäi kõlama mõte, et elurikkuse säilitamine ja metsade kultuuriline pool on tähtsam kui metsaga seotud majandustegevus. Elurikkuse säilitamisega metsades ja mujal on meie tsivilisatsioon sattunud suurtesse raskustesse mitmesugustel põhjustel. Üheks eriti tõsiseks raskuseks on kujunenud maailmas kõige enam levinud majandusmudel, mille peamisteks eesmärkideks on teenida kasumit ja tagada riikide lakkamatu majanduskasv. Majanduskasv viib aga loodusvarade veelgi intensiivsemale kasutamisele, tekitab veelgi rohkem reostust ja annab hoogu maakera keskmise temperatuuri tõusule. Meie hävitatud metsadest kuumutatakse meie kliimat. See on enesehävituslik tegevus. See on suitsiidne psühhopaatne plaan. Selliseid inimesi tuleb kindlasti aidata. Nad vajavad abi. Kuid nad ei tohi olla roolis.
Nii kõneles Tallinna Ülikooli õppejõud Mihkel Kangur 16. juunil Toompeal toimunud meeleavaldusel. Kui aga mõelda laiemalt, siis missugune majandusmudel aitaks tekkinud ummikseisust välja rabeleda? Missugune võiks olla olemasolevast parem majandusmudel? Rooma klubi kõige uuemas raportis jõutakse üsnagi üllatavale järeldusele. Aga mis puutub majandusmudelisse, siis seesama raport, seda on täitsa tore tõdeda, arvab, et maailmale võiks praegustest kõige sobivam olla Hiina mudel. Üllatus, eks ole? Väga suur üllatus. Nii, missuguste asjaoludega seoses? No ongi niimoodi, et Hiinas suudab riik kontrollida piisavalt ja anda piisavalt vabadust. Meil on liiga palju vabadust, aga kontrolli võimalusi vähe, eks ole. Nähtavasti see on selline fookuspunkt seal. See on küll väga huvitav järeldus. No väga loogiline, kui lugeda siit. Mida siis kujutab endast Rooma klubi raport aastast 2018? Missuguses keskkonnas elame 20-30 aasta pärast? Mis ohustab inimkonda käesoleva sajandi keskel kõige enam? Siin on natuke teistsugune lähenemine. Muidugi ta on sisuliselt jätk sellele 72 aasta kasvupiiridele, aga selle raporti sihiks on kaaluda võimalusi, kuidas täita neid ÜRO kehtestatud säästva arengu eesmärke, mida on 17 tükki, pluss Eesti on 18 oma selle rahvusliku kultuuri säilitamise veel juurde pannud. Ja see ei ole sugugi lihtne. Siin pakutakse 4 stsenaariumi ja leitud üks stsenaarium, mis siis viiks sellisele tulemusele, et aastaks 2050 ei suudeta kuidagi kõiki neid eesmärke täita, sest tingimuseks on, et ta peab jääma maakera looduse limiitide piirisse, eks ole, nii palju kui saame maakerast võtta neid aineid, mida meil tarvis on ja nii palju kui suudab siis maakera seda solki, eks ole, absorbeerida, mida me tekitame. Aga üks stsenaarium on selline, mis võimaldab kõik need eesmärgid vähemalt pöördumatu ohutsoonist välja tuua. Nii, missugune see stsenaarium on ja mida see siis ütleb? Seda nad nimetavad smarter, et targa kasvu stsenaariumiks. See tähendab väga tasakaalustatud stsenaariumit, et sa ei tohi tormata mingisugust puudust või teravust, eks ole, likvideerima kõikide jõududega, siis on selge, et kuskilt käriseb. Ja kui võiks arvata, et kõige suuremaks probleemiks on kas mingi loodusvarade või saaste probleem, aga tegelikult see raport ütleb hoopis, et kõige suuremaks probleemiks on ebavõrdsus. Inimeste vaheline ebavõrdsus. Rikaste vaeste vaheline ebavõrdsus, eks ole, mis sööneb järjest ja kui seda ei suudeta kuidagi mõistlikesse piiridesse viia, siis jääb alati see sõdade oht, eks ole, mis on ju kõige jubedam asi ja kõige loodusvaenulikum asi ka võime öelda, eks ole. Et see on selline teravik ja selleks, et see ebavõrdsus taanduks, sellepärast peabki leppima ka siin-seal, eks ole, loodusvarade hukkaminekuga või raiskamisega või millega tahes, aga peab see kõik peab, eks ole, järk-järgult kuidagi jõudma mingisse mõistliku punkti, kus siis ka lõpuks ka ohud loodusele, ütleme, või loodusvaradele on redutseeritud. Elame keerulises, vastuolulises ja isegi ohtlikus maailmas. Ekspertide hinnangul ei suuda inimkond tagada maakera atmosfääri keskmise temperatuuri püsimist +2 kraadi piires. Hoolimata viimastel aastakümnetel sõlmitud rahvusvahelistest kokkulepetest liigume endiselt maakera atmosfääri kiire soojenemise kursil. Lähematel aastakümnetel võib meie planeedi õhustik soojeneda +3 ja isegi +4 kraadini. Mida see endaga kaasa toob? Tõenäoliselt on saabumas veelgi pikemate põuaperioodide, veelgi suuremate üleujutuste ja veelgi laastavamate tormide karm ajajärk. Kõike seda teades peaksime Eesti metsi majandama erilise hoolega. Saabuvate kliimamuutuste tingimustes
on just mets see keskkond, mis võimaldab näiteks pikka põuda kergemini üle elada. Kui me aga jätkame Eesti metsade majandamist suurte lageraietena, nõrgestame oluliselt meie metsade elujõudu ja seame ohtu Eesti elanike turvalisuse. Need puutaimed, mida praegu raiesmikkudele istutatakse, on alles noorendikud, kui kogu planeeti raputavad kliimamuutused ka Eestis end tunda annavad. Keskkonna suhtes hoolimatu käitumine, sellest kehtivatest reeglitest kõrge kaarega ülelaskmine on samasuguste tagajärgedega nagu Lasnamäe kanalis 200-ga sõitmisel. Sellele järgnevad laibad, kaasa arvatud inimeste hulgas. Paljudes maakera piirkondades on põrgukatel juba tulel. Ei usu, et tänased emmed ja issid tahaksid näha oma 30-aastaseid tütreid ja poegi vaelemas põrgukuumuses ja veepuuduses. Aga niisugune olukord võib tekkida isegi Eestis, kui me põlismetsade mahasaagimist ei lõpeta ja kui me elurikkuse hävitamisele pidurit ei pane. Eriti taunitav ja isegi ohtlik on lageraiete korraldamine rahvusparkides, näiteks Lahemaal. Nagu te isegi näete, ma tegelen siin filmivõtetega ja täpsemalt siis Eesti Metsa abiks on tulnud vaatama, mis toimub Lahemaa rahvuspargis ja küsime kohalikult otse, mis Lahemaa rahvuspargis toimub. Tere Mati, Lahemaa rahvuspargis on meil paraku praegu selline seis, kus majandusmetsade otsalõppemise tõttu on hakatud meie Lahemaa rahvusparki üle majandama ja selleks mitte kasutades püsimetsanduse võtteid, vaid pigem lageraiet. Tõsi, Lahemaa rahvuspargis tuleb lageraie praegu nagu seeni peale vihma ja peale selle lageraietel on kuklase pesasid. Ühel lageraiel oli üle 10 kuklase pesa, mis olid kas puru sõidetud või olid jäetud kuklased surema. Kuklane on teatavasti looduskaitsealune liik. Mida peaks tegema? Mida peaks tegema, oleks kindlasti see, et inimesed peaksid hakkama rohkem tähelepanu pöörama, mis nende Lahemaa rahvuspargis ja ka mujal rahvusparkides Eestis on toimumas. Soovitakse püsimetsa majandamist, aga saadakse lageraie. Ma loodan, et kohalike mure ei jää märkamata ja kui me kõik üheskoos kokku hoiame, me saame hakkama. Kas olete soovite midagi rahvale ütelda, on teil mingisugune palve veel lisada omalt poolt? No, minu suurim palve võikski olla selline, et rahvas võiks hakata rohkem tähelepanu pöörama ja ise ka vastavate ametkondadega suhtlema, et me peaksime töötama siiski Lahemaa rahvuspargi ja ka muude rahvusparkide suhtes püsimetsa majandamise võtete poole, mitte lageraiega rahvusparki tühjaks raiuma süstemaatiliselt. Lähme vaatame, me veel näeme. Riigimetsa majandamise keskus ei ole loobunud ka mõttest raiuda lagedaks Hiiumaal Kõpu poolsaarel asuva Kaleste küla ümbrus. Ohtu sattunud külamets ja üldse lageraiete tegemine Hiiumaal oli seriaali eelmise osa peateema. Viimasel ajal on lained löönud Riigimetsa majandamise keskuse plaan saagida lagedaks Hiiumaal Kõpu poolsaarel asuva Kaleste küla ümbrus. Mida tähendab Kaleste küla Hiiumaale ja tegelikult kogu Eestile? Käisime seda saareriigi suurimas 24. aprillil. Kaleste on Eesti üks kaunimaid piirkondi. Hajaasustusega ajalooline metsaküla asub Kõpu poolsaarel otse mere ääres. Hiidlased kavatsevad moodustada Kaleste küla metsaalal kohaliku väärtusega maastikulis-kultuurilise kaitseala. Vastav eelnõu anti Hiiu vallavolikogule üle juuni algul. See omakorda tähendab, et lähema 28 kuu jooksul
pole Riigimetsa Majandamise Keskusel võimalik seal raietöid teha. Et mets on terviksüsteem, seal tuleb tegutseda selliselt, et seal oleks võimalik tegutseda ka teistel liikidel. Vastupidine tegevus, teiste liikide elupaikade hävitamine on ka meie elupaikade hävitamine. Kolmapäeval 16. juunil Toompeal toimunud meeleavaldusel võttis sõna ka Riigikogu sotside fraktsiooni liige Jevgeni Ossinovski. Tundub, et tema on üks väheseid riigikogulasi, kes on seoses Eesti metsadega ja looduskaitsega üldse rahva poolele üle tulnud. Et tegelikult lõppkokkuvõttes on võimalik ja on vajalik rahval keskkonnapoliitikas võim tagasi võtta. Ja sellega tuleb hakkama saada ja ma usun, et me saame sellega hakkama. Jumala õige mõte. Üks oluline samm selle mõtte teoks tegemisel on see, et jätkusuutlik metsapoliitika oleks järgmistel valimistel üheks peateemaks. Tähelepanuväärne oli meeleavaldusel ka järgmine ettepanek. Kallid riigikogulased, keda siin ilmselt väga palju ei ole, palun ärge mõelge oma peaga. Juhul, kui te ei ole õppinud vastavas teemas eksperdi moodi mõtlema. Meie aga püüame oma peaga mõtlemist jätkata, konsulteerides samal ajal ekspertidega ja suheldes Eesti metsade saatuse üle mures oleva rahvaga. Jätkame ettevalmistusi ingliskeelse videoklipi tootmiseks. Selle põhisõnumiks on Eesti metsade ja nende elurikkuse hävitamine lageraietega. Ja seda isegi Natura 2000 aladel. Aastal 2001 kuni 2019 on Eestis hävinud 15 000 hektari jagu Natura 2000 võrgustikku kuuluvat metsa. Natura võrgustiku eesmärk on säilitada või vajaduse korral taastada üle-euroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Niisugune see Eesti riigi metsapoliitika täna ongi. Silmakirjalik, andmeid varjav ja suunatud võimalikult suure raha teenimisele. Raha kokku kühveldamist pole takistanud ka kevadsuvine raierahu ja kaitsealuste metsade olemasolu. Kaua niisugune olukord veel kesta võiks? Aga täna, nähes teid siin, tuttavaid nägusid ja uusi nägusid, ma tean, et meil on lootust. Muutused on tulekul. Aga palun, oleme kannatlikud, võitleme edasi, käime edasi meeleavaldustel. Nii mõndagi sõltub ka kõigist teist, kes te olete seda seriaali vaadanud. Uute kohtumisteni!